külmpressitud õlid ehk siis seemnetest tehakse külmpressitud õlisid ja neid siis tegelikult tarbitakse selle jaoks, et ainevahetus töötaks korralikult. Siuke pikk ja vana lugu juba on sellest, et kuidas rakkude ainevahetus peaks nagu toimima. Aga siinkohal ma tahaks nagu asja nagu natuke lihtsamalt nagu lahti rääkida. Ja see lihtsus seisneb tegelikult selles, et meie organism vajab rasvasid ja kuna meil on põhimõtteliselt rakumembraanid koosnevad kahest kihist lipiididest ehk siis rasvadest ja nende vahel on veel kiht, mida siis me teame nagu valgukihina, siis see tähendabki tegelikult seda, et rakkude ainevahetuse jaoks on hästi oluline just see, et meil rasva oleks kehas parasjagu. Me teame seda, et igasugused erinevad toitumis sellised programmid räägivad sellest, et tuleb vähendada rasva, sest see rasv mõjutab meie tervist nagu sellisel kombel, et meie organism lähebki rasva ja organid rasvuvad ja kogu see temaatika kisub alati sinna, et kui sööme liiga palju rasva, et siis sellest rasvast meie jaoks tekib liigne mingisugune mass. Tegelikkus on aga natuke teine ja see tegelikkus tähendabki seda, et kui te võtate omale toitumisse külmpressitud õlid, neid külmpressitud õlisid on väga erinevaid, siis sellega kaasneb ütleme selline rakkude jaoks vajaliku rasva ja siis õlid on need rasvad, rakkude jaoks vajaliku õli ja rasva tasakaalu nii-öelda paika loksumine. Ja mida see tähendab? See tegelikult tähendabki seda, et kui meil on rakkude membraanides on liiga vähe rasva, siis rakkude ainevahetus hakkab selle tõttu häiruma. Ja siinkohal hästi oluline on teada seda, et kui meil on piisavalt nii-öelda seda rasva organismis olemas, siis meie ainevahetuse kiirus kasvab oluliselt. Teine asi, milleks on ütleme nende külmpressitud õlide eesmärk on see, et kui me tarbime külmpressitud õlisid, siis meie ainevahetus soolestiku koha pealt muutub ka hoopis paremaks ja öeldakse isegi seda, et väljutamise probleem läheb hoopis teise võtmesse. Ja eriti vanematel inimestel tagasiside minuni on jõudnud just selline, et seedimise protsess läheb paremaks ja nii-öelda ka väljutamise protsess. Ehk siis organismis tekib selline nii-öelda libedam soolesein, kus siis jääkained hakkavad välja liikuma. Tegelikult on külmpressitud õli just nimelt sellise peenema ainevahetuse teemas nagu hästi oluline. Ja kui ma siin juba rääkisin rakkudest, siis teine selline või kolmas juba mõte on nagu selles, et kui meie maks saab piisavalt selliseid külmpressitud õlisid, siis see tähendab seda, et maksa selline puhastusprotsess läheb oluliselt aktiivsemini tööle. Ja üllatus, räägitakse seda, et nii-öelda taimsed või mitte taimsed, vaid piimavalgud on need asjad, mis tekitavad maksale tõsiseid probleeme. Ja siinkohal siis need külmpressitud õlid aitavad maksas seda piimavalgu jääkaineid nii-öelda siis lahustada ja pehmendada ja tegelikult siis ka nagu välja viia. Ja teine asi, mis on hästi oluline, on see, et osa õlisid, külmpressitud õlisid aitab sõna otseses mõttes puhastada verd. Ise tarbin juba kuskil, ma arvan, et peaaegu pool aastat, võib-olla isegi natuke rohkem, peaaegu igapäevaselt
külmpressitud õli, milles on siis mustaköömneõli, milles on chia ja linaseemne ja safloorõli. Ja selle konkreetse õlisegu eesmärk on tegelikult kaalu alandada. Ehk siis, mis tähendab seda, et ta paneb organismis tööle erinevad protsessid ja kaal hakkab langema. Loomulikult toitumine läheb hoopis teistsuguseks, ehk siis kui te tarbite õlisid, siis toitumise, ütleme selline regulaarsus muutub ja ta muutub tänu sellele, et külmpressitud õli on nagu toit. Ja ütleme siis, kui te hommikul teelusikatäie õli nii-öelda tühja kõhu peale sisse võtate ja õhtul seda sama teete, siis see juba tõstab seda rasvade sisaldust organismis. Ja sõna otseses mõttes see on ikkagi toitaine ja ma ütlen, et minu toitumine tõmbas päris kõvasti tagasi pärast seda, kui ma hakkasin neid külmpressitud õlisid tarbima. Et ise tarbin ka kõrvitsaseemneõli, sellel on väga head omadused meestele, ehk siis kui me räägime meeste sellises reproduktiiv nii-öelda seisundi parandamises, siis tegelikult on see number 1 õli, mis väga hästi mõjub. Teine asi on see, et kõrvitsaseemneõli on väga hea parasiitide väljahajaja. Nii et kes teab, siis kõrvitsaseemnete söömine iseenesest on juba see, mis parasiitidele, mis meie soolestikus elavad, hästi mõjub. Aga siinkohal on sellel ka nagu see taustsüsteem, et ta nii-öelda see kõrvitsaseemneõli siis mõjutab ka meie siseorganeid ja selles mõttes nende õlide ütleme siis omadused on erinevad ja siinkohal nende õlide mõju organismile on tõesti üllatavalt tugev. Ehk siis inimesed, kes on minu käest seda õli nagu ostnud endale tarbimiseks, ütlevadki, et kaal langeb, et püksid ei püsi enam üleval, ehk siis ümbermõõt väheneb. Siis et tunnevadki, et olemine on läinud hoopis teiseks. Päris paljud ütlevad, et vetsus käiakse väljutamas ikkagi juba päris mitu korda päevas ja inimesed, kellel on olnud kõva ütleme siis kõhukinnisus, et nii-öelda soolestiku sisu on kõva ja see ei liigu, siis kõik see on hakanud vaikselt liikuma, nii et see puhastab organismi. Üks hea omadus veel, mida teeb siis külmpressitud õli ja ma ei räägi siin selles mõttes oliivõlist ega päevalilleseemneõlist, vaid ma räägingi teistest külmpressitud õlidest ja see hea omadus on tegelikult see, et see hakkab organismi soolestiku õigemini sisemist lima ära ajama ja see sisemine soolestiku sisene lima on tegelikult see koht, mis on muutunud happeliseks ja seal see parasiitlus tegelikult elab kõige paremas võtmes. Veel üks hästi hea mõte siia juurde on see, et mustaköömneõli, et selle kohta öeldakse, et mustaköömneõli on praktiliselt kõikide haiguste raviks peale surma. Ja mis see tähendab? See tähendab tõesti seda, et mustaköömneõlil on hästi tugevad raviomadused ja kui ta on sellises külmpressitud õliversioonis, siis tõesti see paneb teie organismi oluliselt paremasse seisu. Ja kellel on siis nii-öelda soovi, siis võib pöörduda minu poole, ehk siis nii-öelda õlid, millest mina räägin, tulevad Türgist ja need on tõesti 4 ISO sertifikaadiga ja lisaks on ka halal sertifikaat, ehk siis kellel on soovi täpsemalt kuulda, siis võtke minuga ühendust ja annan teile sihukese hea ülevaate. Nii et kui te tahate oma tervist paremaks saada, siis
külmpressitud õlid on need asjad, mis teie sees hakkavad tööle oluliselt aktiivsemini kui ükski muu asi. Ja tõesti soovitan sügavalt, nii et mõelge selle peale ja kui huvi on, siis selle klipi all on kontaktandmed, et minuga ühendust saada.